seksihundid. Rajahundid on toimunud väike rebranding ja inglisekeelsed väärtsõnad viskame välja ja seksihundid sellepärast, et seksihund Toomas ja tema kohtukaaslused on ühed huvitavamad Eesti ajaloos. Aga teeme ka midagi. Tegelikult ma pean kapoti lahti tegema. Midagi massiivset meid ees ei oota. Võtame ära siis selle lekkiva Mishimoto ülemise paisupaagi. Ja see ongi suhteliselt kõik. Ma viin selle keevitamisse. Ja küljest tuleb ka õhufilter, et selle ma teen ise kodus puhtaks. Aga mis siin ikka? Hakkame tööle. Nii sõbrad, aga tegelikult on täna meil tõeline pidupäev. Olen soetanud oma elu esimese korraliku tööriistakomplekti KS Tools Stockerist. Hind oli päris hea, 95 € või nii. Panen kindlasti kuhugi ekraanile. 179 tükki lubab siin sees. KS Toolsi kasutab siis selline YouTube'i superstar nagu Andres Stiffer, OÜ omanik, et isa soovitusel sai võetud. Võtsin koti absorbenti ka ja lähedal olevast kauplusest natukene papilehti, et panen papilehed alla absorbendi peale, lükkan need auto alla, et niisugune kohusetundlik ja viisakas garaažikasutaja olla. Ja paberi võtsin ka ligi, et siit autol kapoti alt võib-olla midagi puhtaks teha ja igasugusteks õnnetusteks. Aga mis seal ikka, ma arutan selle tööriista kohvi lahti ja vaatame kiirelt, mis siin sees on ja hakkan tegutsema. Nii, aga sellised poisid popsavad meil siit välja. Netist ise vaatate, mis siin sees on. Uue tööriista lõhn ja ma siin sean nüüd asjad valmis. Davai, tegutseme. Nüüd peaks kõik 90% valmis olema. GoPro on üles pandud, tööpõld on seal. Panin igaks juhuks siia ette ka papi juba alla. Mis seal ikka? Hakkame tööle. Vaatame. See võib olla esimene reaalne asi, mis ma ühega auto juures teinud olen. Oi, issand, siin peab tutvuma kõigepealt tööriistadega. Neid on nii palju. Siit on ühte lapikpead vaja. Nii, ja kuidas see meil käib siin? Alustame niisuguste lihtsamate asjadega, mida ma tunnen. Tegelikult suva, võtame küljest ära. Ma lükkan siia paberit kõvasti sisse laskesse. See ilmselt annab meile natuke ruumi hoopis juurde, kui tuleb kahjuks, et seda filtrit siin ei ole. Siit lööb kõvasti paberit ette. Selle ma oleks sinna nii või naa toppinud, et ka pärast on gramm ruumi juures. Et seda, siin peab muidugi vaatama, et maffi katki ei tee siin sees. Ma võisin juba natuke agressiivselt minna. See turu läheb õnneks kitsamaks. Maffile pihta ei läinud, loodame. Ei tohiks olnud minna. Maailma lõpp ilmselt ei ole, kui katki läheb, aga kus ma uue saan? Lähme vaikselt siin. Video on hea selleks ka, et kui ma pean pärast kokku panema. See on küll vahe filmimist väärt. I did a thing, nagu Top Geari põhinali on. Et siit need poisid on lahti, siit tagant suur poiss on ka lahti. Nüüd hakkame siis arutama seda paaki siit. Nii, siin jõuame nüüd selle osani, kus võib huumorit saada. Jahutusvedeliku igale poole voolata. Teen teise käega ja toetan paaki samal ajal. No ikka ei saa. Vaatale, ilmselt see ei ole kõige õigem viis, kuidas seda tööriista tarbida, aga ei. Seda ma kartsin ette, et kui siit peaks mõni kruvi kuhugi rändama minema, siis see on pahandus. Nii, siin on veel all on üks lõdvik, jah. Selle ma pean kuidagi lahti saama, vaatama, kuidas sinna üldse ligi saab. No kuidagi siit eest saab ilmselt. Seal on ainult kruvi ära võtta ja lahti teha. Mu suurepärane ettevalmistus maha jooksva jahutusvedeliku jaoks oli täiesti ilma asjata. Aga parem karta kui kahetseda. Katsume selle viimase ka siit edukalt ära saada. See viimase jupi niimoodi, et midagi ei lagune kuskilt.
ja siis ma saan tõesti öelda, et I did a thing on ja nagu enne mainitud Top Geari nali käis. Kuidas ma selle tagasi saan, ma ei taha mõeldagi selle peale. See alumine tundub siin selline nusperdus. Ma lihtsalt lähen robustselt sisse, ma alguses põdesin ka tõmmata neid voolikuid, aga natukene põdemist tuleb kasuks, ei lõhu ära midagi. Muidugi, kui ma nüüd saan siin sellega paari hetke pärast hakkama, siis ma saan sellega hakkama täpselt sel hetkel, kui on reede ja keevitusmees on juba teel koju. Sen veel järgi seda. Okei, nüüd on enam kui kindel, et see lahti on. Tuleb veenduda, et kui ma nüüd seda siit ära sikutama hakkan, et siis vits ei pane ajama. Või klamber, mis ta meil? Oi Jeesus, siin peab jälle jõudu rakendama. Katsun ta siit kätte saada. Tuleb. Nii, nii palju autusvedelikku läks siis maha. Me saame kõik üle liigse kalata veel siia jääkide ämbrisse. Ma arvasin, et nii palju läheb maha vähemasti. Näete, tehtud. Kõik tohutud ettevalmistused. Ja siis selle jaoks siin ta meil on. Ja vaata, ma võin teile näidata ka. Siit on jooksnud kogu aeg, siit on nii selgelt näha. Isegi mina näen seda, et mujalt on nagu ta on, see Kopimoto. Aga siit on siis lekkinud kuskilt keevisest, et ilmselgelt on see näha. Originaal Mishimoto mehed, et siin see lagunenud junn siis on. Ma võin öelda, et see maksis 129 naela, et see on originaal Mishimoto, et te teaksite. Ja võin öelda, et Moroso jupp on täpselt samasuguse disainiga. Et nüüd on asi internetis välja tuhnida, et kes esimesena seda müüma hakkas. Reede kell 5, täpselt kui keevitusmees jõudis koju minna, et ootame siis esmaspäeva ja auto jätame siia nii nagu ta on. Mul asendust hetkel ei ole, muidu viskaks järgmise sisse ja sõit läks edasi. Et Mishimoto lubas selle garantii korras välja vahetada, pidin maksma 15 eurot mingisuguse sellise warranty shipping pileti eest ja siis maksin omakorda 109 eurot saatmise eest, nagu ma oleks midagi tellinud. Selle 109 eurot lubasid nad tagasi kanda, aga hetkel ei ole kippu ega kõppu uuest jupist, mis minu poole teele oleks pandud ja 109 eurot pole mulle ka tagasi veel kantud, nii et vaatame, kuidas selle Kopimotoga meil läheb. Et siis jah, et te teaksite. Vähemasti nii palju ma võin öelda, et poisid on ausad, et mingi jupp mulle saadetakse, aga kui ma oma 809 eurot lihtsalt tagasi ei saa, siis ju põhimõtteliselt ma olen selle uue jupi kinni maksnud, see on 152 eurot. 150 on selline keskmine hind, ükskõik mis netipoest. Et vaatame, kuidas selle Mishimotoga meil läheb siis. Aga paagi ma viin keevitusse ja Mishimoto muidugi saatis mulle e-maili, kus oli siis kirjas, et selle jupi peaks tegelikult ära hävitama. Mis ma tegelikult teha lasen keevitusmehel on siit lihtsalt maha lasta kõik. Need Mishimoto eraldusmärgid siin all on mingi see seerianumber, selle jupi seerianumber. Et siin lasen logo maha lasta tal kuidagi ja siis seerianumbri võtame ka küljest ja siit kleepsu pealt ära. Aga lasen selle jupi ära parandada. Ilmselt saab parem, kui tehasest tuli. Nii, nüüd on jälle paar päeva möödas. Head uudised on see, et vana paak on keevitatud nüüd. Nagu te näete, siit on keevist lisaks pandud, siit on meil lekkis. See läheb siis külge nüüd. Uus paak peaks saabuma homme, aga absoluut vahet ei ole. Kui see paak peab, siis ma kasutan seda edasi. KNN-i filter sai puhastatud ja õlitatud. Ütleme nii, et minu tüüpiline viga. Kui midagi panna, siis kipub ikkagi ülearu alati minema või täpselt, et ta nüüd nõretab õlist. Et ma katsun selle siin kuidagi kuivemaks saada ja läheb ka külge. Aga selle asemel, et filmida kõike, teeme seda mingit YouTube'i värki. Ma teen plaksu ja siis kõik on küljes. Siin vahepeal ma sain paagi külge, aga pro tip selle KNN-i õhufiltriga. Ise puhastuveks tuleb puhastuskomplekt osta ja puhastuskomplektis on
puhastusvedelik ja õli. Õli on siis kas sprei või lihtsalt kallamismeetodil, et on väike niisugune pudel ja sealt pigistad seda välja. Mida tasub tähele panna, on kindlasti see, et ei maksa üle õlitada, sest minu filter peale öö läbi nõrgumist ja nüüd ka siin olen kuivatanud teda natukene, on ikkagi väga õline. Et kui me vaatame siia, siis siin taga on mahv. Seal on selline väike õhukene andur ja see on lihtsalt üleüldiselt õrn, et rääkimata sellest, et sinna pihta ei tohi minna, ei taha see ilmselt ka õliseks saada. Et nüüd vaatame, ma katsun seda filtrit siin veel kuivatada. Töövõtted esimest korda Simmo mängin, pole veel päris selged, et ma siin, mis ma targemaks sain, oleks pidanud laskma õli siia ülemisse serva, lased siia serva seda pudelist ja siis ta jookseb siit alla ja õlitab ära. Aga mina panin tuimalt nagu, ma ei tea, McDonaldsis ketšupit paneksid, panin igale poole ja et saaks ikka ilusti õlitatud ja nüüd ma olen siin õlist läbi nõrgunud filtriga, et katsume seda nüüd kuivatada siin kaadriväliselt. Et selline pro tipp asja juurde, nagu te näete, ta on siin natuke kannatada ka saanud, sest mul käsi ei mahu väga siia sisse ja on teda natukene jõuvõtteid tulnud teha, aga vaatame, äkki saab asja veel. Vaatasin praegu, et kui ma kapoti kinni panen, siis see õhufilter ei jää siin kõige paremini. Ta on tegelikult päris kõrgel. Ja see õnnetuse hunnik on mul siin olnud algusest peale selline, kui auto tõin Eestisse, siis sai siit see nurk maha lõigatud. Mul praegu pole paremat tööriista kui need käärid ja ma katsun seda siit timmida veel, et see õhuvõtt mahuks paremini siia. Võib-olla saaks natukene seda filtrit veel madalamale, kui ta praegu on. Aga selle jaoks ma pean siit ikkagi natuke maha lõikama, et mahuks paremini. Sain nende tõvaliste köögikääridega normaalselt seda sai lõigutud mehe moodi, et käsi on päris valus, aga mingi grammikese ruumi sai juurde tekitatud siia, et võib-olla see filter saab natukene madalamale nüüd vajuda kui enne. Sest siit on näha, kõik on tegelikult ees sellel õhuvõtul. Aga ma ei hakka seda ribadeks ka siin lõikama, et plaan on teha korralik sein vahele, mitte täna ja praegu, et praegu jääb ta nii, et grammikene, paramilli ruumi tekkis juurde. Ja muidugi mingi idioot on seda värvinud kõigepealt punaseks, ilma ette valmistamata spreiga. Siin all on punane ja siis keegi on selle üle värvinud mingi kuldse või mingi asjaga. Viskab helbeid tükke siit lahti kogu aeg. Puru rida kogu aeg järel, kui lõikad seda. Ühe seibi kaotasin ka ära, aga see on väike kaotus, selle leiame uue. Nagu näha, siis kõik sai siia külge. Loodame, et pigem paremini kui halvemini. Sain siit natuke maha lõigatud ka seda õhuvõttu ja isegi seibi leidsin üles, mis seiklema oli läinud. Nii et nüüd ei ole muud midagi, kui lükkame jahutusvedelikku jälle täis, õhutan auto uuesti ära ja vaatame, kuidas siis see keevitus siin peab. Kapoti all sai siis kõik otsad kokku tõmmatud, filter küljes, ülemine paisupaak uuesti küljes ja õhutasin ära ka. Lisasin siis nii palju jahutusvedelikku, kui puud oli. Mis siin ikka, et esimesel võimalusel siis proovime minna rajale. Tulin siis väiksele proovisõidule ja anname hobule paar korda piitsa natuke. Vaatame siis kapoti alus üle ja kui kõik ilus on, siis võib vist eeldada, et on lubatud rajale minna. Aga siin paar korda teen mõned jõulisemad tõmbed, et temp üles saada. Paistab, et vähemasti minu näputöö kuskilt järgi ei andnud. Ja keevitusmehe tehtu tundub ka pidavat, ei tundu märg. Siin all on niiskust ikka veel, aga see on ilmselt varasemast. Ja siit mootori pealt on ka see jahutusvedelik, tundub hetkel ära kuivanud, et peaks kõik klappima. Turbo juurest oli mingit tossu, vaatan selle korraga kiirelt üle, aga muidu tundub viisakas hetkel.